Tere, Ragne! Tere! Aitäh, et sa tulid minuga kohtuma siia restoran Mood või kohvik Mood siin Tallinna vanalinnas. Täna me räägime sinuga ärevusest, me räägime toksilistest suhetest, me räägime keerulistest elutingimustest ja nii-öelda sellest raskusest, mida üks naine või ema oma õlgadel ja südames kannab. Et mis viis sind sellise tugeva ärevuse ja paanika hoogude piirini? Kus see kõik alguse sai? Ma arvan, et eks me oleme kõik oma vanemate pärand mingil määral ja ega ei saa ka kõiges öelda, et on nemad süüdi, aga valikuid oleme teinud nii-öelda ise. Aga vanemate mõttes oli see, et lapsepõlv oli mul ilus, tore. Ema vahetas mingil hetkel elukaaslast või nagu, mitte vahetas võib-olla vale sõna. Lihtsalt läksid isaga lahku ja tuli uus elukaaslane. Ja siis võib-olla hakkasid need keerulisemad ajad pihta, kuna ma olin siis puberteet, möllasin korralikult. Siis 17 olin, kui ma läksin kodust ära ja jäingi enda ette elama. Siis ma jäin last ootama. Kui vana siis oli? 20. Ja siuke 3 aastat oli siukest töö ja sellist elu elamist siis või. Ja, et ma jätsin tegelikult kooli pooleli, läksin tööle, hakkasin raha teenima, sest rahamaitse oli suus ju. Siis oli vaja peol ju käia, nii-öelda nagu ongi siuke nagu võib-olla mingil määral elupõletamine, aga samas ei olnud midagi sellist, mis oleks nüüd, et mõtleks, et issand, mida ma kõike tegin, et ei, et lihtsalt valisin pigem siis õppimise asemel töö ja raha. Aga selle oma pidutsemiste käigus või kust sa endale siis oma lapse isa niimoodi välja korjasid? Pigem peolt ikka ja siis ei olnud selliseid toredaid kohti nagu mingid jäpid või muud asjad, et ikka peolt jah. See võib-olla alguses polnudki nagu see, et hakkaks koos olema või kuidagi nii, et ma isegi ei tea, kuidas see nii, täna kui ma mõtlen, kuidas see nii läks üldse sel hetkel. Aga kuna ma olin teadnud, et minul need lapse või laste saamised kergelt ei käi, et naiste probleemide asjadega. Arstid ütlesid mulle seda. Oligi juba sulle nii-öelda. Et nagu kuna minu keha ei ole valmis asjadeks ja kuna mul ei ole teatud periood ei olnud sel hetkel kuus ja siis oligi see, et mul ei olnud 1,5 aastat näiteks ja sellised asjad. Ja siis arstid andsid mulle rohtu, et mul nagu siis hakkaks üldse need naiste asjad siis hormonaalselt toimima. Ja siis oligi üllatus, et üks päev, et ma olen rase. Muidugi ma sain väga varakult sellest rasedusest veel teada, et mul hakkas hästi varakult paha. Ja arstid isegi ütlesid, et nad ei saa mitte midagi nagu teha ega arvele võtta ega midagi. Ütlesin okei. Ja siis lapseisaga oli mul selline suhe, et ta oli selline meeletu pidutseja, tal olid sõbrad ja pidu olid kogu aeg tähtsamad. Ja see rasedus oli mul selline raske, juba väga ärevust tekitav ja selline, et mis must üldse saab ja kuhu ma lähen ja kus ma elan ja kuidas ma hakkama saan ja ei olnud nagu lapse isa ega tema vanemate poolt või ema poolt nagu sihukest meeletut toetust. Minu vanemad toetasid mind igati, täielikult. Sõbrad täielikult nagu, et selles mõttes mul oli nagu tugivõrgustik nii-öelda enda jaoks oli tegelikult olemas, aga eks sellest jääb väheks, kui sa ei tea, kui mina olen see, kes peab teab asju ette. Võib-olla see on mingi ärevuse üks sümptomid, aga ma pean olema nagu kindel või tundma ennast turvaliselt. Ja siis põhimõtteliselt oligi, siis ma läksin sünnitama. Laps sündis erakorralise keisrina. Mis enne seda juhtus? Sa rääkisid ka selle loo. Mul on meeles, et see on selline väga keeruline või raske olukord, mis lapse isaga
toimus raseduse ajal? No temaga oli see, et tegelikult ta ütles mulle üldse 3 päeva enne arvele võtmist, et ta ei tahagi. Sellepärast, et meil oli tüli ja eks oli emotsiooni pealt öeldud asi, aga mina võtsin seda meeletult hinge, sest mõtlesin, kuidas see võimalik on, kuidas sa saad öelda, et sa ei taha oma last. Sest mul ei tulnud kordagi pähe, et mul oleks mõte, et ma ei saa oma last. Mul oli see, et ma teadsin, et ma saan ta ja ma tahan teda ja mis sest, et see oli üllatus ja kõik muud asjad, et ma teadsin ka seda, et ma pean temaga üksi hakkama saama. Mul oli ka isegi vist see selge sellest hetkest. Ja siis ma olin 8. kuud, olin rase, kus ta kasutas siis nii-öelda, ka tuli peolt, kus talle ütlesid sõbrad, et see ei ole sinu laps, et ta on kellegi teisega selle teinud. Ma ütlesin, mis asja sa räägid mulle, et sa teed nalja või? Ja siis ta karjus mu peale, ta oli voodis pikali, mina seisin tees ja siis ta lõi mind jalaga. Nii et ma sain nagu otse kõhtu. Täna ta muidugi ei mäleta seda, nagu ikka, paljusid asju keegi ei mäleta. Ja siis ma ütlesin küll teatud sõnu, mida ma võib-olla täna ei hakkagi ütlema, aga lihtsalt, et mis siis on, kui mu lapsega peaks midagi juhtuma. Aga õnneks on kõik väga hästi, oli ka siis hästi, külgi mul tulid ka veed ära ja ma käisin ka kontrollis, aga õnneks oli kõik nii palju korras, et ma ei pidanud enneaegselt sünnitama ega midagi. Muidugi see rasedus oli niikuinii, ma pidin olema voodirežiimil ja ei tohtinud seda ja toda ja 3. asja teha. Et see ärakukkumise oht oli nagu terve see aeg. Ja see sünnitama minek oli täpselt sama, et siis oligi, et ma ei olegi võimeline ise sünnitama, mis selguski siis nii-öelda haiglas. Tegelikult tagantjärgi võib-olla on ka hea, et see oli nii, nagu ta läks, sest nabanöörid, asjad olid lapsel hästi palju ümber keha, kaela, et tegelikult läks kõik väga hästi. Ja ta sündis väga terve, puhta, ilusana, ja tänagi on väga, väga terve. Aga sealt sünnitusmajast hakkas pihta see, et mul tegelikult polnudki kodu, kuhu minna. Et see koht, kus ma elasin siis. Te olite selleks ajaks siis otsustanud või me ei olnud enam koos? Me olime nagu koos, aga me ei olnud ka koos. Sellepärast mina ei olnud tema ema juures nõus elama. Meil ei olnud soojad suhted selles mõttes, et ma ei meeldinud talle. Võib-olla ka kohati sellepärast, et ta on ainuke laps ainuke laps oma emale on ju, et ma ei tea, kuidas neid nimetatakse, naljaga pooleks, et mammas poi on ju, et ongi see, et sa ei tuled ja võtab minu poja ära mult on ju, tegelikult ei olnud ju see nii, aga tema oli ju sel hetkel tegelikult 25-26. Et kuidas keegi tahab neid asju tõlgendada, et võtta või võib-olla tundusin talle sissetungijana siis. Ja kuna meie suhted ei olnud head, siis ma ütlesin, ma ei saa seal elada. See ei ole lihtsalt minu jaoks mõeldavgi. Et ma ei pea vastu nagu lihtsalt siukses tingimustes ju. Sa leidsid endale siis eraldi mingi koha? Ma olin tegelikult 6 aega juba enne sünnitama minemist, olin maal, elasin ühes sellises, ütlen sulle, see oli kunagi kontoriruumid, millest ehitati hilisemad korterid. Ja mu ema elas seal ühes nagu korteris, mis oli nagu korter sel hetkel, aga seal kõrval olid siis need kontoriruumid. Ja ma sain seal ühes nii-öelda kontoriruumis, siis mul oli oma voodi, lapse riided, kõik asjad seal valmis pandud. Et kui ma sünnitan, siis ma saan sinna minna. Aga kui ma sünnitama läksin, siis tuligi välja, et nad hakkasid ehitama. Ja siis mul ei olnud enam sinna minna. Aga seal maja juures oli üks vanem maja, nagu all oli latu, üleval oli selline 2 tuba ja köök, aga ilma vee ja kanalisatsioonita. Ema küsis mu käest, et tahad sinna minna, ütlesin, ega mul valikuid ju ei ole. Ema sättis kõik ilusti korda, tegi, see oli väga kodune selles mõttes. Mis seal rasket oli? Vett ei olnud, vetsu polnud, vetsust tuli käia kõrvalmajas siis või siis välikäimlas, kanalisatsiooni. Selles suhtes kraanist vett said alla lasta, see läks soovi sinna sellesse mingisse auku. Ja vee pidid tooma ämbritega ja kui sooja vett tahtsid, siis keetsid potiga pliidi peal. Et nii me elasime, ma arvan, et peaaegu vähem kui pool aastat, 4-5 kuud. See sünnituse algus tegelikult oli sinu jaoks just keeruline peale sünnitust? Siis ma saingi aru, et 3 kuud hiljem, et ma olen tegelikult sünnitusjärgmises depressioonis.
milles ma tegelikult ei olnud ka teadlik sel hetkel, et see üldse, et selliseid asju eksisteerib, sest sel hetkel ei räägitud nendest asjadest nii nagu võib-olla täna kõik ütlevad, et näed, et kui sa tunned ennast nii või naa. Minul oli kogu aeg hästi paha olla, mu pea valutas, süda iiveldas, lapse nuttu ma ei kannatanud absoluutselt, ma ei lasknudki tal nutta üldse, sest mind nii meeletult ärritas, sest ma mõtlesin nagu, ma ei saanud aru, mis tal viga on ja mis ta tahab või noh, või kuidas öeldakse, et vanematel tekib see nagu hull side, kui laps sünnib. Minul ei tekkinud seda, minul oli vist see meeletu hoidmissoov nagu, et ma pean teda kaitsma ja hoidma, ma ei tea, võib-olla seda ka nimetatakse nii, aga muidu räägitakse sellest ema ja lapse sellest lähedasest suhtest. Noh, mina nägin teda ju alles mõned tunnid hiljem, kui ma narkoosist ärkama hakkasin ja teda nõudma hakkasin endale, et ma tahan teda, kuni mul arstid ütlesid, et nad ei too teda praegu ja ei näita, aga mul oli vaja teada, et temaga on kõik hästi. Ja ma nagu mäletan seda, seda toomist mäletan täna väga selgelt, sest muud elu ma mäletan nagu hallina, selles suhtes uduna. Ja kuidagi ma arvan, et see tunne, et ma otsisin ka seda tunnet, et miks minul seda ei ole, mis minul siis on viga, et minul ei teki minu lapsega seda tunnet, et see läheduse tunne ja noh, ma ei andnud talle ju rinda, sest mul ei olnud midagi talle anda. Sellest stressist tulenevalt siis piimakadus? No keisrilõikega on sama asi ja ehk see tuleb hiljem, aga ta võib tulla, aga ei pruugi tulla. Pigem oli see, et ta oli näljas kogu aeg, siis ma pumpasin, andsin, siis andsin talle pudelit juurde, noh ongi pudelist andsin, aga tegin talle juurde hoopis teist toitu. Et noh, ma nägin, et ta on näljas lihtsalt. Ja sealt kuidagi nagu, kuni mul arst ütleski siis lõpuks perearst, et sul on sünnitusjärgne depressioon. Nagu, millest te räägite, et nagu ma süda paha kogu aeg lihtsalt, et nagu mis depressioonist te räägite, mis asjad need on üldse. Ja siis, et ei, et siis ma sain rohud, antidepressandid tookord. Mul läks võib-olla 3 nädalaga, juba läks see iiveldus ära, peavalud läksid ära, ma muutusin nagu nii-öelda võib-olla rahulikumaks. Aga noh, lapse nutmise või sellega oli ikka see, et ega mulle ei meeldinud see kunagi, et nagu kui oli see nutu see, et nagu, sest ma ei suutnud aru saada, miks ma tegema temaga pean. Et tal oleks hea. Jah. Aga noh, siis sealt maalt mõtlesin, ma ei saa sinna jääda ju, sest talv tuleb ja kaua sa seda vett seal pliidi peal keedad. Noh, muidugi me elasime selles mõttes ära, et me saime hakkama. Ja sa majanduslikult tulid ka siis ise toime? Ikka, mul oli oma emapalk ja sel hetkel maksti veel ju dekreedirahasid. Ma ei tea, kas ära makstakse või ei maksta, aga siis maksti, need oli, ma mäletan, väga suured summad olid ja siis ma olin sellest kõik kõrvale pannud ja sellest siis ostnud kõik need voodid ja kärud ja kõik need ja muidugi palju antiriideid ja asju ka nagu korralik, et noh, imik ei kanna ju väga palju ära. Et sellelt, aga noh, muidu voodid, kärud, sellised asjad ikka nagu jah, et kõik asjad ostsin ise ikka. Et sa said ise hakkama? Ja. Et nüüd tuli siis hakata vaatama uut elukohta? Ja, vaatasin nii-öelda mulle ristivader siis kolis Tallinnasse ja tema korter seal maal jäi vabaks. Ma küsisin ta käest, et mis ta teeb sellega, et kas ma võiksin seal elada, et maksan talle siis nagu üüri ja kommunaale ja ta oli nõus sellega, ehk ma kolisin siis mõned kilomeetrid siis nagu edasi manasse sellisesse nagu, ma ei tea, Vene ajal need 3 sektsiooniga 2-kordsed majad, noh, mis täna on siis ilusateks tehtud. Ja seal oli lihtsalt siis kuivkäimne, samamoodi külm vesi, aga kõik need muud asjad olid olemas, nagu noh, vee keetmine läks sama lauluga edasi ja kõik, aga lihtsalt eluolu oli niivõrd palju parem, et ma ei pidanud nagu arvama, et mul mingid rotid tuppa tulevad või et ma peaks oma lapse pärast kartma. Ja seal olime me seal kõige külmem aja siis, ehk oligi see, ma arvan, et üks kõige õudsamaid talvesid üldse, mis on olnud nii palju, kui ma mäletan, et mingi 4-5 päeva oli lumetorm ja hanged olid ikka nagu üle pea ja kuhugi sa minna ei saanud ega midagi sa teha ei saanud. Aga seal oli nii-öelda turvalisem. Ja siis see koht, kus ma sünnitama siis läksin, seal majas siis hakkas remont valmis saama, ehk hakkaski põhimõtteliselt aasta siis mööduma ju. Ja ema helistas mulle hommikul, ütles, et tead, et nagu nüüd on valmis, et kas sa tahad, et üür on nii palju,
ja et kas sa tahad, ma ei olnud isegi näinud seda korterit tegelikult kordagi. Ja siis ma ütlesin, et muidugi tahan muidugi nagu, ma isegi ei mõtle nagu muidugi jaa. Ja siis helistasin isale ja ma olin kella 3 välja kolinud. Mul käis kõik väga kähku, mul ei olnud enam nagu see, et ma isegi ei mõelnud enam. Ja seal oli siis soe vesi ja kõik. No see oli luksus. Noh, nii-öelda euroremont ikkagi, nagu öeldakse nende kohta. Sel hetkel öeldi, noh, sest tegelikult on ju põhimõtteliselt 17 aastat tagasi see ju. Ja siis esimene öö magasime me diivanil ja hommikul märkasin naabrinaise klaveri mängu peale ülesse. Siis mõtlesin, et vau, nii. Läksingi siis duši alla ja veega vetsu ja siis ma reaalselt hakkasingi nutma. Ja siis mõtlesin, et õnnepisarad. Ja, et kui vähe on sul õnneks vaja. Sul on vaja sooja vett ja veega vetsu ja kõik su elu on nii ilus lihtsalt, et rohkem ilusamaks minna ei saa. See oli selline vabastav, et see, mida sa olid nagu enne läbi elanud, et sa said nüüd enda... Ma sain lapsele paremat nagu selles mõttes, et ta hakkas ka siis kohe kõndima. Ta ei olnud aastane, siis ta oli 11-kuune. Ei olnud päris 11, et ta hakkas ju kõndima. Seal oli nii palju ruumi, seal oli avatus, seal oli soe, valge, nagu kõik oli nii teine. Ja noh, eks muidugi samamoodi, ega see tugivõrgustik oli jällegi ju palju lähemal, ema elas üle ukse. No, ma ei pidanud tulema kuskilt mööda maanteed käruga jalutama mitu kilomeetrit, et ema juurde jõuda või poodi minna või mida iganes sellist veel teha. Siis lapse isa ei elanud muga koos siis. Ta käis aeg-ajalt, aga ta ei elanud koos. Aga varsti peale seda tekkis sul siis uus suhe mingi hetk? No me oligi lapse isaga, me lõpetasime täielikult siis ära, kui laps jäi aastaseks. Et siis ma ütlesin kõik. Siis temaga kestis see nii-öelda mäng nagu nii-öelda edasi, et ta tahtis last ära võtta, kõik sinna juurde kuulub. No stress oli ikkagi. Ja sinna ma ei lubanud tal enam tulla, sest ma ei tahtnud, sest ma olin selle kõige raskem aja üksi olnud ju. Miks nüüd, kui on lihtne ja ilus, siis sa tahad, et ma ei taha enam. Ja siis mingil hetkel tuli uus suhe ja see oli selline väga hea mees. Ma nimetan täna ka oma naisele väga hea mees. Ta oli minust vanem, 13 aastat. Väga hoolitsev, väga mõistev kõikides asjades, kuni oligi see, et ma sain oma esimese paanikahoo siis, millest ma ei olnud siis nii-öelda teadlik järjekordselt, sest ma olin tööl, hakkasin tundma valu vasakus käes. Hingamine hakkas kinni jääma, süda puperdas. Mõtlesingi, et infarkti ma ei saa saada, ma olen liiga noor selle jaoks. Ma olin äkki 26. Et see ei ole reaalselt võimalik, et ma ei saa. Aga siis aju ketras ja siis kutsusin kiirabi endale ja siis kiirabi ütleski, et sul on paanikahoog, ärevushoog on sul. Mõtlesin, mis asi see veel on. Pani mulle mingi tableti keele alla, ütles, et ole rahulikult. Mõtlesin, see ei ole nagu, millest te räägite nagu. Ja kas sa ise viisid hiljem kokku selle, et millest see võis tekkida? Ma arvan, et kõik need asjad allasurumised, pikad emotsioonide allasurumised, mitterääkimised, väljaütlemised, ületöötamine. See vastutus ka väikse lapse eest ja need tingimused äkki või kõik see kokku? Ma arvan, et see kõik kokku, lihtsalt seda, ma arvan, et oli liiga palju mulle lihtsalt. Aga noh, mul ei olnud võib-olla aega sellega nii tegeleda, sest laps vajas kogu aeg minu tähelepanu. Mul ei olnud aega iseenda peale nagu nii palju võib-olla mõeldagi, sest ma tahtsin, et tal kogu aeg hea oleks. Et tal oleks vajadused kõik täidetud, et tal oleks soe, mõnus, et nagu kõik oleks nagu hästi. Ja kui see paanikahoog ära oli, no siis hakkaski mul põrgu pihta. Siis ma ei saanud enam üldse aru, kes ma olen, mis ma olen või mida ma siin elus üldse teen nagu. Selleks hetkeks oli laps 3. Ja kui ma mõtlengi, et mis siis toimus, mis siis toimuma hakkas, mis selle segaduse või selle, et sa ei saanud aru, kes sa oled või mis su elus toimub, et mis sellega siis toimuma hakkas? Ma kartsin kõike, absoluutselt kõike, et ma ei julgenud autosse istuda, sest mul jäi hing kinni. Ma ei sõitnud bussiga, ma ei käinud ilma rahustita poes.
ilma, et ma poleks rohtu võtnud, et mul olekski see, et ma olen kuskil sihuke voodoo. Lihtlabane udu. Ma olen isegi seda suutnud karta. Kõik nagu magamatus, noh, ma olin sel hetkel suitsetaja, suitsetamise jätsin ma muidugi maha, mis oli positiivne ju, sellepärast et see tekitas ärevust, kohvi joomine tekitas ärevust. Et selliseid asju ma kõik ei teinud. 3 nädalat ma ei läinud vist töölegi, sest kuna see tööl juhtus, äkki kordub. Et see selline nagu... Jah, ma hakkasin looma endale kogu aeg uusi lugusid, uusi mõtteid, uusi vabandusi leidmas, ma arvan äkki või. Ja kuni vist 6 aja pärast ma vaatasin peeglisse, ütlesin, jäta järgi, nagu lõpeta ära, et nagu sa oled normaalne inimene, et hakka nagu uuesti, nagu sul on vaja lapse eest hoolitseda ju. Noh, ma hakkasin tööl käima, tegema neid asju uuesti, aga ma ei suutnud minna võib-olla nagu sõbrannade sünnipäevale või oli vaja peole minnes. Ma ei tahtnud sinna minnes, ma tundsin ennast kogu aeg hästi ahistatuna või mul oli nagu hästi raske, sest aga äkki siis, kui mul hakkab paha, mis siis saab, et ma ei saa sealt siis ära tulla või ma ei saa siis nagu maha minna. Et ikkagi hirm, et see kordub. Et see paanikahoog oli vist nii ehmatav sinu jaoks. Et no, see oli ikka väga-väga suur ka, sest ma olin ikka põhimõtteliselt, ma peaaegu panin pildi kotti, sest see oli nagu selline, et ma ei saanud aru, mis see on. Sest ma hakkasin ju hinge kinni hoidma. Noh, ja see hakkas veel omakorda võimendama seda, sest keha tahtis ju elada ja seda hakkas kohe jälle töötama vastu mulle, et nagu hakka hingama. No. Ja siis oli see hetk, nagu oligi ruumides olles, seinad hakkasid niimoodi selga kogu aeg kukkuma ja tunne oli kogu aeg see, et sa oled lihtsalt seal ja sa enam ei taha silmi lahtigi teha, kõik lihtsalt su ümber virvendab ja kõik nagu kuskil nagu midagi on. Et selline hirmude koosmõju, nagu, et enne seda ju tegelikult olid juba hirmud, mida sa alla surusid või selline pinge, mida sa ei märganud ja siis nii-öelda peale seda paanikat hakkasid sa aru saama nendest hirmudest või hakkasid hirme juurde tulema. Ja siis ma hakkasin neid looma endale. Iga asi tundus hirmutab, et äkki see toob uuesti minus mingi paanika esile või iga asi oli hirmutab. Kõik oli tunduski selline, et aga ma arvan, et ma kartsin surma. Ma kartsin ära surra, sest ma kartsingi, mis siis saab, kui mind enam ei ole, mis mu lapsest saab, kes temast hoolitseb, mitte, et ma teaks, et ei hoolitseteks. Ja, aga see surmahirm on, ma arvan, meil kõigil nii suur. Ja kui ma tänaseks olen saanud aru, et tegelikult lähen, siis lähen. Mitte midagi saa muuta. Nagu selles suhtes, kus on ette antud, on see ette antud ja ma ei karda seda enam. Ma ei karda ära surra. Kuna sa selle enda jaoks teadvustasid, et see on selline surmahirm, millega sul tuleb aktsepteerida, et siis sa saad nii-öelda ka lahti lasta nii paljudest hirmudest? Ma arvan, mul läks selleks 8 aastat, kindlasti. Sest ma sinnamaani lõin kogu aeg endale lugusid. Võib-olla oli ka sealt maalt, et laps oli siis juba natukene iseseisvam. Võib-olla mõnikord tekib vanematel või emadel. Mul oli see, et ma lugesin ja ma lugesin psühholoogilist kirjandust väga-väga palju, aga ma sain aru, et selle lugedes ma teen endale ainult karuteenet. Sellepärast, et ma lugesin raskeid asju ja nende raskete asjade käigus ma lõin endale veel juurde neid asju. Ma lõin endale haiguseid juurde, ma lõin endale... See on see hüpohondria. Ma ei mõtlesin endale juurde midagi. Viga on, et järelikult, kui mul on see sümptom, siis ma olen see haige ja siis peale seda haigust siis ma võin ära surra ja siis sealt edasi, et siis mis mu lapsest saab. Ja kogu see mõtete hirmude jada. Kogu aeg tegin endale veel suuremaid teeneid, kuni nagu ma jõudsin võib-olla õigete kirjandusteni, kus aru saada, et nagu, ma lugesin võib-olla kohati selliseid, mida loetakse siis, kui minnakse psühholoogiat õppima. Et sa tahtsid nii tuumani jõuda, mis sul viga on, et seda ära hoida, et su last päästa. Nagu ma saan aru. Okei. Et aga mõtlengi, et selle käigus oligi see, et siis ma läksingi tolleaegsest elukaaslasest lahku, kuna täiesti saangi aru, ta ei pidanudki aktsepteerima seda, mis mul on lõpuni, sellepärast, et kui ma ei olnud enam talle piisavalt naine ja ma ei saanud ise endagagi hakkama, rääkimata, et mul võttis see nii kaua aega ju. Ja siis ma muidugi leidsin endale ühe kõige toksilisema suhte, mis veel üldse siis olla saab. Et seal oli koos ma arvan, tänaseks võingi öelda, õnneks ei elanud ja minu lapsega puutus ta väga minimaalselt kokku. Sa hoidsid oma last eemal? Jah. Teadlikult siis või? Sellega ongi siuke huvitav lugu, et kui mu laps teda esimest korda nägi,
siis ta vaatas talle otsa ja ütles mulle, et emme, ära temaga küll koos ole, ta on paha, ta teeb haiget sulle. Mina mõtlesin, et nagu no mida, noh, mõneaastane seal teab üldse mingitest asjadest nagu, et ta ei saa ju midagi millestki kui teada. intuitiivsed on ikkagi lapsed nii väiksena, et aga taju oli tal nagu sel hetkel väga, aga noh, kuna mina olin ju katki, noh, mina tahtsin ju ka päästmist saada nii-öelda, et keegi ju hoiaks mind ja äkki siis tema ju mõistab mind. Ja millest see toksilisus avaldus? Meeletu armukadedus, kellegagi suhelda ei või, kogu aeg meeletu kontroll. Ma räägin, hommikul ärgates mul oli, ma ei tea, liialdamata üle 400 vastamata kõne, üle 200 sõnumi, kus kõigepealt armastas, vihkas, tapab ära, armastab, vihkab, tapab ära, tegelikult ei tapa ära, tegelikult ikkagi armastab. Ja siis see on nagu, sa ei jõua neid läbigi lugeda, sellepärast, et seda on kõike nii palju. Või et miks sa ei vasta ikkagi. Ma nagu ikkagi ju igatsen sind, ma ju armastan sind vastama, kui ma tulen sinna. Ta käis mu sõprade ukse taga mind otsimas, ta käis mu töö juures, ma viisin arsti juurde minna, ta teadis, et mul on arstiaeg, ta võis seal kabineti uksest lihtsalt sisse astuda. Nii et arst pidi ta välja viskama, et noh. Siuke paranoiline. Meeletult. Nagu... Paranoilised on väga hirmutavad. Kuidas sa tundsid ennast siis? Ma arvan, et ma olin inimvare lõpuks, sest ma olin nagu kõige selle juures nagu täiesti veel, et ma püüdsin kogu aeg sellest saada lahti, ma lõpetasin seda, ma ütlesin, ma ei taha enam. Noh, mu sõbrad ütlesid mulle, et Ragne, lõpeta ära, et see ei ole okei. Ma ütlesin, ma tean, et see ei ole okei, aga seda kuidagi, sellest on kuidagi nii raske välja astuda, sest sa tunnedki, et sa oledki see, ma ei tea, paks ja kole ja kes sinusugust ikka tahab ja kas mina see ju tahan. Mis sulle öeldi? Ja palju kordi, et ja sa hakkad kuskuma seda, et aga äkki ma siis olengi ju, aga äkki siis ei tahagi keegi teine mind, et nagu tema ongi siis see, kes mind tahab, et sul ei ole nagu enda kohta enam, noh, kuna sa oled nagu nii juba oma ärevuse ja paanikaga ja kõigega seal, kus sa oled, siis antakse sulle veel seda madalat enesehinnangut juurde ja sealt kasvab siis edasi see, et noh, mis ma siis nagu olen ja kas ma üldse olen. Ja no siis ma tegin, ma arvan, oma elu ühe kõige suurema muutuse üldse. Et ma otsustasin, et ma kolin ära Tartust. Ma olen üldse teise linna, vahetan oma telefoninumbri ära, oma meiliaadressi, ma teen nagu kõikide asjadega nagu täis et tema eest pöörde. Põgeneda siis. Ja. Ja oligi, ma olin ühe korra käinud Pärnus. Vaatanud nii-öelda, noh, paar korda onu juures, aga ma olin käinud nagu selle jaoks, et vaadata endale elukoht siis välja. Ja lapse võtsin kaasa, leidsime endale ühe üürimaja ja kolisimegi kahekesi sinna. Ja me läksime nii, et ega minul tööd ei olnud, temal lasteaiakohta ei olnud. Mul onu elab Pärnus ainult, sel hetkel mul sõpru seal ei olnud. Et noh, ma läksin järjekordselt oma nagu nii-öelda tugiisikutest nagu nii kaugele, kui veel vähegi võimalik on. Ja mille peale mul tookord nagu psühholoog ütles, et ärevushäirega või paanikahugudega inimene ei tee selliseid otsuseid mitte kunagi. Talle meeldib mugav, oma keskkond, olla seal, kus tal on hea olla. Aga ma sain aru, et selleks, et midagi hakkaks juhtuma, pean ma nagu midagi nii muutma, et ma hakkaks terveks saama, et ma hakkaks nagu normaalset elu jälle elama, et ma ei kardaks või et ma tunneks ennast ilusa ja nagu normaalse inimesena. Järelikult see hirm selle suhte ees või selle inimese ees oli suurem kui ärevuse ees. Ma arvan, mul oli mõlemad korraga vist, sest ma tundsin seda meeletut, seda, no ta oli ka ju, ta oli vaimselt vägivaldne, ta oli füüsiliselt vägivaldne. Et ma sain selle kõik nagu nii ära kogeda, ja tal ikka, noh, kui ma näen seda hullu pilku inimese silmis, siis mõtlen, see ja on, et nagu sa elad, et sul on nagu kõik hästi. See inimene, kui inimene on ka näiteks afektiseisundis, see hullupilk on ka väga hirmutav, et tegelikult sa ei tea nagu, kuna see võib uuesti tulla või äkki, kas sa peale seda, see on ka tegelikult ju surmahirm. Tegelikult selle inimesega ju seoses, kui see inimene niimoodi käitub, me ei tea, kuna tal ära keerab tegelikult uuesti või siis mida ta võib tulevikus veel teha, eks ole. Et tegelikult seal ka on nagu surmahirmu. See oli pigem selline, jah,
sealt võib-olla oli ka jah, see oli tõuge nagu selles suhtes, see viimane kord oligi nii suur tõuge, et ei. Et ei ja noh, ongi see, et jumal tänatud, mu laps ei ole seda näinud, ta ei ole kogenud, et ma olen nii teadlik olnud, et ma ei ole teda viinud kokku nagu selliste inimeste või selliste olekute ja järjekordselt päästitama. ma võib-olla tahtsin ennast päästa, sellepärast et ma ei tahtnud, et tema peaks minu pärast kannatama. See on ju tegelikult see, et ta kannatab. Jah, kui mina nagu põhjustan talle siis selle, sest minu valik on ju see. See noh, kuigi tegelikult öeldakse, et ju ongi, et me teeme oma valikud ise nii-öelda on ju ja meie lapsed teevad meie valiku meie juurde tulles ja läbi kogedes seda, mida nad tahavad meiega kogeda on ju. Aga võib-olla oli nagu päris huvitav nagu kuulata, aga tegelikult kui ma kuulan siin, siis need otsused või need enda ületamised on väga palju seotud sellega, et kuidas sa saad nii-öelda aidata või motivatsiooniks on sulle sinu tütar. Poeg tähendab, vabandust. Ma ei tea, miks ma arvan, et sul oli tütar. Ei, mul on poeg, jah. Jah, sul on poeg. Et sinu poeg nii-öelda, sa ütlesid mulle jah, poeg. Nüüd tuleb meelde. Kõik ei pea mäletama. Jah, kuidagi. Et sinu poeg või sinu laps nii-öelda oli sulle selliseks motivaatoriks tegemaks nii-öelda enda ületusest, et tõesti ärevuse ja paanikaga on ju nii keeruline teha nii-öelda ennast ületada või teha mingeid otsuseid, et parema tuleviku suunas. Et see laps, sinu poeg tegelikult andis sulle nii palju nagu sellist jõudu. Jah. Ma arvan, kõikides asjades ongi tema olnud see, miks ma oma otsuseid või asju teen. Et ma tahan, et tal oleks, ma olen selles mõttes selline ema, et ma ei ole kanaema. Ma ei tee ette taha mitte midagi, ta peab oma asjad ise tegema. Ma olen suhteliselt konkreetne, et kui ma ütlen nii on, siis nii on. Ma ei hakka mingeid läbirääkimisi pidama, et aga äkki ma ütlen, kui me oleme öelnud ei, siis sellel eil on põhjus ja nii on. Et nagu kuidagi selline, ma loodan, et tas kasvab tubli ja väga naist hoidev mees. Aga tema puhul ma arvan, meil on see side on selline, võib-olla teiste jaoks tundub, et meil ei ole seda, sellepärast, et ma olen selline hästi konkreetne või kuidagi sihuke, ma ei ole sihuke mämmerdaja, et ma läheks ja hullult kallistaks või et ja ma armastan sind või oleks selline väiksena kindlasti, aga kuidagi suurena on mingil hetkel tundus see, ongi, kui sa oled ise omadega ju järjekordselt on ju, siis tundub sulle kõik asjad valed, mida sa teed ju. Et kõik tunduvad piinlikud ja kuidas ma ütlen neid asju, et tegelikult on see on vajalik ja seda peab kuulma ja seda oleks vaja meil kõigil kuulda, et no praegu üldse ühiskonnas on meil seda distsipliini ikkagi vähe ja vähemaks jäänud, et sellest on ka need õpetajad koolides ikkagi keerulistes olukordades noortega ja lastega, et sellist vanemate võib-olla sellist ülehoolitsemist on nii palju, et seda distsipliini tegelikult see ei tähenda seda, et see ju distsipliin on just ju hoolivus ja armastus. Ega oma arvamuse nii-öelda selline kui sa oled kasvatad oma last, siis selline enda arvamuse väljaütlemine ja tema kaitseks kas või tema ju ei tea, ta ju kasvab alles, eks ole, mis on õige, mis on vale. Et seda praegu kuulen paljudelt lastevanematelt, et kardetakse lapsele piire panna ja kehtestada, et pigem tahetakse nii-öelda, oleme läinud sellesse teise äärmusesse, mis ma üldse ei arvaks siin, et teil ei ole hea side sellepärast, et sa oled võib-olla väga konkreetne. Et mulle tundub, et see on just... Ma mingis osas näen nagu juba täna seda, kus ta mingi asja peale ütleb, et ta teeb mulle mingit, võin lihtsalt näite tuua sellest, kuidas nad olid sõbra juures ja siis räägiti, et mis siis saaks, kui sa läheks koju, ütleks emale, et ta saab nüüd vanaemaks. Mina ütlesin, et mis mul sellest, sina saad ju isaks. et aga selle peale oligi see, et aga mis su ema teeks siis tegelikult on ju. Mul ütles poiss selle peale kohe, et tema ema ütleks talle, et tegid valmis, pead ka vastutama, et kui suutsid valmis teha, siis pead ka suutma vastutada. Et ei ole see, et nagu,
et noh, umbes okei, jah, juhtus, et vaata ise nüüd, kuidas saad, on ju. Et ma ütlesin, et üks asi on nagu vähemalt korda läinud, et selles suhtes, et sa pead nagu jah, kui sa teed, siis alati vastutad. Ma olen ka ütlengi, et kui mees teeb, siis mees vastutab oma sõnade ja tegude eest. Samamoodi naine, et ei ole nagu ühtepidi ainult, on ju, aga lihtsalt, et see tegelikult on külge juba jäänud. Väga äge. Et see teadmine, et nagu ema ütleb nii, et nii on, et nagu ei ole see, et jah, okei, noh, vaadaku siis ise, et see pole sinu asi enam, on ju. Et noh. Sa õpetad talle ikkagi sellist vastutust, mis teda ju aitab elus olemaks nagu tugevam mees. Noh, jah, ma loodan. Ma olen õigel teel sellega. Aga ma enne ei tea, kui ta üks päev on lapsevanem. Siis ma arvan, on kõige paremini näha seda. No praegu ta on, kui vana sul? Saab 17. No praegu loodame, me ei pea sellest veel rääkima. Ma loodan ka, kuigi ta kodus nalja sel teemal teeb, aga noh, ma ütlesin talle, et aga noh, jätkuvalt sina saad isaks. Mina võin vanaema olla. Mina võin vanaema olla, see on ju kõigest see, et ma võin pühapäeviti hoida. Nii et seal kohas, kui enne kui me selle lapse teemal nii-öelda hakkasime rääkima, jõudsid sa kohta, kus sa nii-öelda kolisid ära, nii-öelda mille sinna tagasi, mis sealt sai? Siis ma hakkasin otsima tööd lapsele lasteaia kohta, sest raha oli ju vaja ja on vaja edasi liikuda. Ja 6 ajaga ma sain tööle ja 6 ajaga sain ka lapse lasteaeda, mis öeldi, et see on ületamatu. Aga ma ütlesin alati, et suu on peas selleks, et rääkida ja käed selleks, et tegutseda. Nii et noh, ma läksin lasteaeda lihtsalt kohale ja rääkisin direktoriga laua taga. Ja ta võeti küll vene rühma, noh, see oli õnneks ka suverühm ainult ja viimane aasta ta pidi minema lasteaeda, sest ta pidi saama olema oma õiges rühmas, et ta läbi kooli. Ja kui, no siis oligi, siis ma hakkasin tööl käima, aga sealt töölt oli ikkagi jälle see, et tööpäevad olid pikad. Ma olin ju temaga üksi. Siis ma palju kordi sain lasta tal nagu onul ära tuua. Aga siis oli ka see, et käisin ise, tõin ta töö juurde. Siis ta oli minuga töö juures. Siis ta oli veel lasteaias ta ei saanud jääda nii-öelda üksi koju. Plus ta oli ka palju tegelikult suvel oli maal mu ema juures. Et kuna ma käisingi tööl ja siis ta oligi täitsa paar kuud lihtsalt nii nagu jah, kunagi oligi maal ema juures, et seal olid nad kõik nagu koos. Ta oli mul noorem või on noorem ja kõik nagu said vaadata või see oligi teine, pluss ta sai ka linnas isa juures olla siis. Et sealt ja noh, kui ta kooli läks, aga ta oli väga palju üksinda. Aga selleks hetkeks oli siis see keeruline isik, konfliktne, toksiline isik sealt eelmisest elukohast oli ta su rahule jätnud. Kas see piisas, et sa kolisid ära? See aitas? Ei, ta püüdis ikka mind, aga ta ei saanud, kuna mul ei olnud ju neid numbreid enam, mul ei olnud ju neid meile enam. Mul oli ju kõik asjad ma vahetasin ära. Täna ma võin öelda, et isegi täna see, ma ei tea, 12 aastat, 11 aastat hiljem ta võib mulle kirjutada lihtsalt. Nii et aeg-ajalt kirjutab? Aeg-ajalt kirjutab jah, sest täna me oleme lihtsalt nii kättesaadavad igalt poolt, aga mul ei tekita täna mingit emotsioonida. Mul on lihtsalt, mul on tõstis kahju, aga samas mul on hea meel, et ta mu teel oli, sellepärast, et muidu ma poleks teinud neid otsuseid, mida ma tegin või ma poleks kolinud sinna, kus ma täna elan. Mul ei oleks neid asju, mis mul täna on. Niipidi ma arvan, et ma tegin sealt nii suured muutused, et üldse need kõige suuremad muutused saaksid toimuma hakata. Aga mis oligi siis see tegelikult see hirm siis? Nagu kui me enne rääkisime, et see hirm ikkagi sealt... Surmahirm on ikkagi see. Jah, sa tahad elada. Sest tema nii-öelda selline ängistav suhtlemisstiil siis viis nagu tegelikult sellise veel tugevama hirmuni. See hirmu oli ennegi, aga ta veel nii-öelda nagu pushis seda. Tõuka juurde sinna, sest see oli ju ka päris paar aastat kestis. Sest algul oli ka kõik ilus kena, nagu ikka on nendes lugudes, et alguses oled see ilus kena, armas, tore ja ega kindlasti suhted on kahepoolsed, kunagi ei ole nad ühepoolsed. Tegin ka mina palju asju kindlasti ütlesin ja käitusin halvasti, aga kõik on nagu millegi tagajärg alati. Ma olen nagu pigem see, kes kuulab ja neelab alla, kuni mingi hetkeni, kus mul on nagu, nüüd on küll kõik, et ma enam ei pea seda taluma. Et see kannatus on kuidagi Eesti siuke
pikk ja võib-olla selle pika kannatuse järel ongi see, et sa hästi palju surud ennast alla ja surud ka oma tundeid alla ja oma emotsioone ja sellist viha ja kõiki asju, et sa ei lase nagu sellel tulla, nagu see peaks tulema. Ma ei mõtlegi, et ma peaks karjuma kellegi peale või halvasti ütlema, et see ei anna mulle midagi. Et ma nüüd ütlekski, noh, jah, ma ütlen täna pigem ma naeran nagu selle peale, et nagu kullakene, sa ei ole nagu ikka oma elus jõudnud kuhugi edasi nii palju, et sa ei saaks aru, et nagu su kirjutamine või see olek ei anna enam nagu täna mitte midagi. Kas sa vastad talle või? Ja ma varem vastasin ja, aga täna ma lihtsalt loen läbi ja või loe isegi läbi või panen kohe delete, et ma ei viitsi enam mõeldagi, mis ta sinna kirjutas või kas ta üldse midagi kirjutas. Sest tema ei ole edasi arenenud siis sellises kohas nagu, et suhtlemisstiil on jäänud samaks. Jah, noh, suhtlemisstiil on täna võib-olla see lihtsalt, et ma ei tea, räägib mulle oma mingitest naistest või asjadest, tahab mulle rääkida või noh, või ma ei tea, kas see võib-olla arvab, et ma muutun siis armukadedaks või et see kuidagi mõjutab mind või mul on nagu, no väga tore, et sul hästi läheb, et mul on ju hea meel selle üle, kuidas mul saab halb olla, kui kellelgi läheb hästi. Et mul on ainult igati hea meel. Jah, muidugi ta tegeleb ka ettevõtlusega täna ja ka väga tuntult ja kõik, aga lihtsalt see ongi see, et inimesed ei tea, mis seal tegelikult taga on. No need ongi sellised ohtlikud inimeste käitumised, kus me ju ei tea nii-öelda võõra inimesega suhelt, et me ei tea, mis seal taga tegelikult on. Et need ongi sellised ohtlikud, kas on isiksushäired või on mingid muud paranoilised käitumised või neid on päris palju. Noh, mina näen neid palju sellepärast, et ma ei näe neid isikuid, kes paranoiliselt käituvad, aga ma näen oma teraapiaruumis neid, kes siis nii-öelda on nende ohvrid või kannatajad nendes olukordades. Tagajärgedega tegelevad. Jah, ikkagi minu juurde ennetustöö ei jõua, et jõutakse siis, kui on keeruline. Et need on sellised päris hirmutavad, et just siis tundsid väga suurt hirmu, et sa nii-öelda said minema ja sealt sa said siis tegelikult oma elu ree peale. Või jah, selles mis seal toimuma hakkas siis, kui sa said sinna? No ma sain veel korduvalt paanikahoogusid ikka sellepärast, et kuna ma järjekordselt ju töötasin ennast jälle üle, sest ju mul oli vaja tööl olla, tööpäevad olid pikad, poole ööni. Et sealt ikkagi veel omakorda kasvas see. Kas sa said ka nendele paanikahoogudele mingit meditsiinilist toetust või sa ütlesid ka, mainisid enne psühholoogi? Jaa, aga mingil hetkel ma jätsin ta nii-öelda, et kui inimene hakkab ennast hästi tundma, siis ta arvab, et tal pole enam vaja. Siis on kõik hästi, et ma olen nüüd terve. Noh, eks ma olen päris paar korda nii arvanud, et ma olen nüüd terve ja mul on nüüd kõik hästi. Et muidugi paanikahoogudega pole ma kindlasti kokku puutunud 4, 5, 6 aastat, 6 võib-olla isegi jah. Et kuidagi sellist ärevust on mul palju. Noh, adrenaliiniga tegelikult inimene õpib ju elama väga edukalt, kui ta tahab sellega õppida elama. Aga seal, no ma hakkasin muidugi, mul on võib-olla see stressi, kuidas ta on see tase või. No see peab nagu kogu aeg kuskil maksimumi peal olema, siis ma olen nagu kogu aeg toimimuses, mul on endal siuke arusaam, et siis ma nagu toimin. Ja sinnamaani, kui mul nagu mingit seda sütikut ei ole, siis ma olen nagu siuke, et okei, ma lihtsalt olen, on ju. No siis ma läksin kooli, lõpetasin keskkooli ära. Kodu ostsin. Ka mitte alguses üksinda, et ostsime koos. Siis Pärnus oleva elukaaslasega ja tolleaegse elukaaslasega. Ja noh, lõpetasime ka suhte mingil hetkel, kuna kasvasime ka lahku. Ja sealt edasi olid omad meil kokkulepped ja nagu nii-öelda äraostmised, ehk siis kodu jäi mulle ja pojale, kuna me olime nii palju kolinud, et siis me leppisime kokku, et mina ostan nagu siis tema osa siis endale ja tema läheb siis edasi. Ma ei tea, juhiload tegin ära ja kõik sellised asjad, mida ma olin kogu aeg lükanud edasi ja toonud mingeid vabandusi, kuna noh, ma ei julgenud ju autosse istuda. Ma ei sõitnud ju aasta aega bussiga. Et kogu aeg, sest ma sain ka aru, et mida rohkem ma teen asju, mis mulle ei meeldi ja mis on minu jaoks mitte turvalised, seda rohkem ma hakkan ennast parandama. Ja seda rohkem nagu ärevusest üle. Jah, et ma saan tervemaks. Kas või lennukiga reisimised. Varem ma sõitsin rahusti mõju alainda. Tõmbasin pool tundi enne sisse, sest ma teadsin, ma 4 tundi rahuvad, magan seal lihtsalt poolenisti, suigun.
nüüd mul ei ole mingit probleemi sinna minna, ma võin, ma ei tea, sampust enne juua ja kui sedagi vaja on ju ja tunda ennast väga hästi raamatut lugedes seal ja mul ei ole mitte mingit probleemi. Mis sind sellest üle aitas? Ma arvan, et sel hetkel oli turvaline inimene kõrval, kes on rahulik, rahumeelne, turvaline, ta on ei anna sulle juurde seda ärevust, vaid. Nii tegelikult sinu elukaaslane tollel ajal, kus sa kõik oma sellised. Ei, praegu on see kõik juhtunud, ütleme viimase paari aastaga. Ja viimase 3 aastaga jah, on juhtunud see muutus, kus ma võin öelda, et ma olen nagu teinud nagu selle muutuse, et ma julgesin lennukiga minna reisima, ilma, et ma oleksin rohtu võtnud või nagu kuidagi selline. Sest ma võin ka öelda, et ma olin ka varasemalt kindlasti olin Tartus elades, kui selles suhtes oli mõni hästi armukade inimene ka, sest kuna oldis ma olin ka nagu, aga täna mul ei ole selliseid asju. Ma ei tunne, et ma peaksin olema kellegi peales või kuidagi nagu see suhe mind nagu hästi palju kasvatas sealt. Milline suhe täpsemalt? Nüüd viimane, mis on olnud. See viimane, mis sul oli ja see lõppes sul nüüd? Ei, nüüd on. Praegu on see suhe? Ja siis sa mainisid ka, et midagi vahepeal lõppes ka veel. See oligi, kui Pärnus olin, elasin koos ja siis oligi, elasime üürimajas, seal vahepealsed asjad, siis ostsime kodu ja kodu ostmine tuligi siis, kui oli uus suhe nagu Pärnus ja siis oligi, me olime koos 4 aastat, 3, 4 ja siis sai see otsa, siis mul oli ka kogu aeg see, et ma olen ka aru saanud, et miks ma olen tahtnud suhetes olla kogu aeg. Ongi see, et ma olen kartnud üksi olla. Et see hirm üksinduse ees ja üksi jäämise ees ja surma ees ja kogu see vastutus ja kõige ees on nii suur, et sa tunned kogu aeg vajadust, et sa pead kellegagi koos olema või kellegi külge klammerduma. Ja kui pärast seda Pärnus, kui me läksime peale kodu ostmist, seda kooselu ja kõiki neid asju läksime lahku, siis ma sain aru, et ma ei taha mitte kedagi. Ma ei taha enda kõrvale nagu mitte kedagi. Ma pean õppima üksi olema, iseendaga hakkama saama, et iseennast kuulama ja mitte, et ma ei saaks endaga hakkama nagu majanduslikult aga lihtsalt oma tunnet, oma mõtetega, oma emotsioonidega üldse aru saada, et kes ma tegelikult olen ja mida ma päriselt nagu tegelikult tahan. Ma ei oska ka tegelikult võib-olla päris vastatagi täna sellele, ka nüüd ikka, aga ma sain aru, et ma ei karda üksi olla. Et selleks, et olla suhtes või olla nagu kellega koos, ei pea olema suhtes või olema nagu sellises kohas, et keegi sind materdab või teeb maha, et sa tunneksid ennast nagu kellegina siis. Et mul kadus see mõte ära, et sinnamaani, kui ma kogu aeg arvasin, et ma jään üksi ja ongi, et keegi taha mind, milline ma olen. Need lood, kõik muud lood veel, mis ma oma peas suudame endale luua, neid on ju tohutult ja kogu aeg mõelda igasuguseid asju endale välja ja minu fantaasia, see on nagu veel eriti turbo peale, et see ainult kogu aeg töötab. Aga kas selline psühholoogiline toetus aitas sul või psühholoogi juures käimine? Psühholoogi juures käimine aitas kindlasti, kuidas terviseõde. Vaimse tervise õde? Ja vaimse tervise õde, tema juures käimine. Tema võib-olla oli, mulle meeldis tema juures see, et tema analüüsis kõige vähem kõiki asju. Tema lihtsalt lajatas ja minu isiklikult mulle see suhtlus meeldib kõige rohkem. Et ei ole seda mämmerdamist ja mingisugused äkki kui, vaid aga mis sa arvad, kui see oli nii ja nüüd on nii, et nagu need konkreetsed mingisugused näited ja siuke lajatamine, et ja siis ma hakkan nagu analüüsima, et tegelikult teavad, et nagu kus ma olen ise need vead teinud, mitte et kõik teised on ju süüd. Ei, ma olen ju ise ka süüdi oma asjades ikkagi. Sealt see kasv jälle, et nagu jälle sa leiad endale mingi kirjanduse, mida lugeda, mingi huvitava mingisuguse artikli või asja, mis jälle annab sulle endale mingi mõtte ja siis arutad seda selle terviseaega läbi, on ju. Et sest psühholoogide juurde on täna väga raske saada. Pigem ongi need terviseõed ja neid palju kardetakse. Ma saan aru, et keegi ei julge nende juurde väga minna, sellepärast, et nad ei ole ju psühholoogid, aga tegelikult võivad aidata sama võrdselt. Jah, kas võib olla sama, aga tegelikult väga suhteliselt. See oleneb ka võib-olla isiksusest. Sa pead kokku sobima sellega, kelle juures sa käid ja mida sa ootad talt, et kas sa ootadki, et ütleb ja, et nagu sa oledki see ohver ja sa peadki nagu sellepärast ongi nii, on ju. Või aitab sind just nagu välja sellest ohvri staatusest. Aru saada, et miks see tegelikult on nii juhtunud, on ju.
et eks see tegelikult jah, eks see nii ongi nagu olnud, et kuidagi need on aidanud kindlasti. Et selline toetus sealtpoolt, aga sa mainisid ka enne, et tegelikult need julgemad sammud tegid sa turvalises suhtes olles, et sa enesearenguni, kõik sa tõid need juhiload ja kõik see haridus ja nii edasi, et kirjelda seda enda jaoks, et mis see turvaline suhe sinu jaoks andis? Kuidas seda jõudu või tugevust või sa saad olla see, kes sa oled. Aga see oli sinu eelmine suhe, mitte nüüd see või seesama, mis sul praegu on. Ja. Et see on pigem see, et sa saad olla see, kes sa tegelikult oled. Sa ei pea, et sa ei pea olema nagu keegi teine, kui sa teed oma rumalusi või noh, mulle meeldib mingit nalju teha, imelik, mida iganes, et nagu sa saadki olla sina, et sa ei pea mõtlema, et keegi ütleb nüüd sulle selle peale, et vaata, kuidas ta nüüd, mida sa teed, vaata, kui vana sa näiteks oled, või see ongi normaalne, et sa teedki mingeid nalju ja mingeid imelikke trikke ja kui sa tunned, et sa lähed kuhugi, siis sind ei tehta maha. Ei öelda sulle selle peale, et ma ei tea, mida sa kardad, kuule, mis asi see on? See on ju ainult kõigest mingi lennukiga nagu, mis siin karta on, vaid ongi see, et okei, ole rahulikult, kõik on hästi ju vaata nagu, et kõik on nagu siuke, et ei ole nagu see, et kuidagi see, et lükkad veel juurde seda. Et see aktsepteerimine tegelikult, et kui... Et sa võidki karta seda, see ongi normaalne, et sa kardad. Jah, et selline sõnum nii-öelda partneri poolt tegelikult väga sind toetav. Noh, ja ongi see, et kui sa midagi ju teed, siis ongi, et ei ole seda surumist võib-olla ka, et sa pead olema nagu selline, nagu ühiskond ütleb, vaata, et sa pead olema, et kui sa oled teatud vanuses, siis sul peaks olema ja siis sa pead tegema ja kuidas sa ei ole teinud ja varasemalt võib-olla ongi, et kui vana sa oled ja kuidas sa ei ole lubasid teinud, mis mõttes sul on ärevus, kuidas see ärevus takistab lubade tegemist. Aga kui sa ei suuda, et siis sa mõtledki, et okei, aga mis mul viga siis on, et ma ei saa seda ära teha. Aga nüüd oli see, et ma lihtsalt otsustasin, ma olen kooli, ma olin tegelikult teinud eksamit teha, ma olin ju autokoolid, kõik asjad läbinud, ma olin eksamite taga ainult kõik asjad ju. Ja ikka päris aastaid, ma võin öelda 10, nii et kui keegi kardab eksami mitte teha või asju, siis jumala eest mine tee need ära. Elu on palju lihtsam ja vabadust on veel rohkem kui nagu ja sa hakkad nagu veel rohkem nagu seda vabadust nautima, nagu, et sul on nüüd ju võimalus minna. Ja tegelikult on huvitav just märgata ju seda, et kuidas tegelikult meie partner suudab nii palju meid ju mõjutada, eks ole, et me ju loome ühtse koosluse ja sideme ja kui see partner on nii-öelda ebaturvaline, siis see mõjutab kogu meie elukäike nii-öelda ka isiklikus elus, kas või selles, et mis samme me teeme. Et nüüdseks oled sa ka loonud ju ettevõtte ja nii palju samme, mida sa enne nii palju kartsid, oled turvalises suhtes nii-öelda julgenud teha. Et vaata, kui huvitav on meil ikkagi märgata meie enda elu puhul, kui oluline on see oma partneri valik, kellega me nii-öelda seda elu hetkel jagame, mis sõnu ta meile ütleb, kui palju ta nii-öelda maha teeb, nii edasi. Et iga päev kuulata negatiivsust mõjutab nii palju neid järgnevaid otsuseid, eks ole, mida me teeme. See negatiivsus loobki selle, meil on võib-olla pigem ka see, et me ei taha keegi kuulata ennast. Enda nagu seda, mida me iseendale räägime või mis meie sees päriselt on. Me kaldumegi kuulamagi seda, mida kõik teised meie ümber meile räägivad. Aga kui hakkab see nii-öelda kasva, hakkabki tegelikult pihta sust endast, et nagu tegelikult kõikidest asjadest on väljapääs. Kõik, kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab ja saab veel paremini, kui muidu oleks saanud. Ja sellest ärevusest, paanikast, allasurutud emotsioonidest, tunnetest nagu täna, kui ma mõtlengi, et nagu ma ei oleks elus uskunud 10 aastat tagasi, et ma võin olla siin või kas või istuda siin ja rääkida sinuga sellest, sellepärast et ma ei julgenudki sellest rääkida, sest minu arusaam oli kogu aeg see, et kõik arvavad, et mul on hull. Ma olen hull, et kuidas sul on ärevus on ju, või sul on see, et sa oled hull. Ja, sa oled hull on ju. Siis sa mõtledki, et aga äkki mul võetakse siis laps ära on ju, või ongi see, aga tegelikult mitte midagi ei juhtu, vaid ongi see, et julge rääkida, julge küsida, julge abi küsida, julge nagu kõigile öelda, mis tunded sinu sees on ja julgegi välja öelda, ma tunnen ennast täna halvasti, ma ei tule, ma ei taha tulla, mitte see, et sa lähed teed midagi sunniviisiliselt, sest
su partner tahab, et sa seda teeksid, on ju. Vaid su partner tegelikult mõistab, kui sa ütled talle, ma ei tule täna, mul ei ole hea olla, et mine käi üksi või mine tee üksi see asi ära või ma ei taha sellele sünnipäevale tulla, sest ma ei tunne ennast seal hästi, on ju. Noh, et ei ole seda, et sulle öeldaksegi, et hea nõme oled, on ju, et no mis ma siis ütlen, mida teised arvad, kui sa ei tulnud. Et meil on mingi tüli. Noh, tegelikult kõigil teistel on ükskõik. Nagu kedagi tegelikult ei huvita see, et noh, see ongi, et nagu meie ümbritsevad inimesed on väga-väga olulised. Et just kaaslane, kellega me oleme, sõbrad, pere. Et ja noh, muidugi tegelikult ma arvan, et peab ka teadma, kellele sa mida räägid ja kuna räägid, et kes on nagu see, kes ütleb sulle, et noh, pole hullu. See on, ma ei tea, see on kõigest, tuleb üle ju tegelikult on ju, noh, või kui sa tahad rääkida või oskus kuulata kasvõi, et sa lihtsalt kuulad ära kellegi. Et ma olen ka seda vahepeal öelnud, et ma ei tahagi midagi öelda, kui keegi räägib, et ma võin kui sul lihtsalt ära kuulata. Sa võid rääkida, ma ei oska sind aidata, aga kui see sind aitab, ma kuulan su ära. Ja et selline mõte võib-olla siit ka natukene, kui me vaikselt lõpetame ja tagasi minna selleni, et ärevusest aitab siis üle saada kõige rohkem see, et sa neid ärevaid asju, mis sulle ärevust tekitab, neid asju tegelikult ületad ja neid teed. Neid tehes sa saad seda enesekindlust, et midagi ei juhtunud. Et see hirm, et midagi juhtub, kui ma seda teen või et ma tuleb, ma ei tea, suren ära või mis iganes, et see surmahirm seal või läbikukkumise hirm. Ja kui sa selle ületad, siis sa järjest rohkem saad nii-öelda kinnitust sellele, midagi ei juhtunud, ma saan teha ka järgmise asja, ma saan teha järgmise asja. Et see on sind aidanud päris palju ja ma saan aru ka, et see jõud või tugevus taga on ikkagi ka seotud sellega, kelle nimel või mille nimel me elus seda teeme. Üksinda olles võib-olla endale tundub see siis läheb kookonisse, ma arvan. Jah, et kellegi eest vastutades just meie lapsed tegelikult annavad meile nagu seda inspiratsiooni ja samamoodi sinu puhul. Ja jällegi tegelikult kokkuvõtteks, kuidas sa saad enda puhul ju tuua võrdlusesse, kuidas on olnud olla siis väga keerulistes suhetes, kuidas see on sind mõjutanud ja samas ka tegelikult nüüd turvalises suhtes, kuidas su elukäik on nii kiiresti nii-öelda läinud edasi ja närvisüsteem on saanud nii palju puhata. Ma arvan, et jääda ka kõige selle juures terveks. Nagu selles suhtes jääda ka oma järgmises suhtes ise terveks, et mitte muutuda samasuguseks, nagu sinuga on oldud, et milline sa tahad olla. See sõltub ka sellest, et see ongi, et noh, sa tahad pakkuda ju seda, mida sa ise tahad. Ja aga noh, see ongi see, mis minu puhul on töötanud. Minu puhul on need asjad, kõigi puhul need ei tööta, aga jah. Et tegelikult ka sõnum inimestele, kes meid kuulavad, et see ärevus on selline nii-öelda jätkuv asi, mis viibki sind nii-öelda kõike kartma ja järjest järgnevaid asju juurde lisaks veel kartma. Et nendega on oluline teadvustada, kuidas selle ärevusega hakkama saada. Sa õpid elama sellega. Ja õpid sellega lihtsalt elama, teadvustad seda, aga ei jäta ära elus neid asju, mis on sinu unistused ja soovid. Et kui sa mõtestad, mis on see nõuanne või see, mida sa tahaksid nii-öelda enda nooremale endale nüüd tagantjärgi öelda, kui see kõik jada sealt alguse sai, et see kõik need depressioonid, keerulised suhted. Ma tegelikult arvan, et mul ei olegi talle midagi öelda. Tubli. Sellepärast, et see kõik on olnud põhjusega ja järelikult on antud kanda nii palju, kui kanda jõuad. Ja ma olen selles kõiges kogu aeg õppinud ja ma arvan, et mul ei olekski võib-olla midagi muuta, sest ma olen need otsused ju ise teinud, ma olen need valikud ise teinud, ma olen nendesse suhetesse ise ju läinud vabatahtlikult. Aga mis sind annaks praegu nagu öelda sellele, kes nooremale endale just selle koha peal, et mis oleks sind nii-öelda ära hoidnud nendest suhetest. Ma saan aru, et need on elu jätkuks või kogemusteks vajalikud, aga samas ka võib-olla annab see nagu sellise ära hoidnud. Mis oleks see teadlikkus, mis teadlikkus on sul täna? Et ei kardaks üksi olla. Et selles suhtes me ei ole vaja olla üksi. Et ei ole vaja karta üksi olemist. Võib-olla on see, et selles suhtes, et meil on hirm selle üksi olemisest, aga seda pole vaja karta, sest me saame väga hästi hakkama.
et lihtsalt Usaldada iseennast. kuulata ennast, saada oma vajadustest aru, teada, kes sa oled ja mida sa tegelikult, mida sina tahad, mida sina vajad. Et see ei ole egoism, see on täiesti ok mõelda, mida ma tahan, mida ma vajan ja kuhu ma tahan jõuda ja miks ma sinna tahan jõuda. See on väga hea siin lõpetuseks öelda ja aitäh sulle, Ragne, et jagasid oma mõtteid ja oma kogemusi ja need on kindlasti olulised nendele, kes kuulavad ja saavad siit sellist autentset kogemust endaga siis kuidagi suhestuda ja kindlasti sinu sõnadel on jõud ja need, kes seda kuulasid, siis saavad siit endale mingeid mõtteid ja teadmisi, et tegelikult meil kõigil on oma kogemused, oma elu, oma eksimused ja neid aktsepteerides on meil jõudu rohkem. Nii et aitäh sulle. Aitäh sulle.